Caro Diario kirjutab Simone päevikusse. Täna külastasin traagilise elusaatusega Juhan Liivi kodutalu. Tema suurimaks unistuseks oli Peipsi, mis paistis tema aknas kaugelt metsa tagant. Ligi 100 aastat hiljem tunnen ka mina sama valu. Ja kui seda metsa ees ei oleks. Ja Juhan Liiv, kui ta tahtis luuletusi kirjutada, siis oli väga raske teha, sest kõik segasid, lapsed ja teised inimesed. Ja siis ta mõnikord ronis sinna üles ja see oli tal selline salakoht, kus ta siis vaikselt kükitas ja kirjutas luuletusi. Sügise tuul raputab puul, küürutab kõveral kõrrel kui sandike. Vento autunnale trema su un arto, si rannicchia nel fieno come un mendicante. Ilus. Eile nägin ma Eestimaad, nägin kurtsikuid, nägin bagaaži. Tal on tõeliselt jube ja raskesti loetav käekiri, et kes Juhan Liivi uurivad, siis need peavad kõigepealt õppima lugema üldse, et aru saada. Õppisin ja sain nii mõnestki ka mina aru, jätkab Simone päeviku sissekannet. Sain teada, kui tugevad olid Eesti talunaised, mis on pudrunui, kuidas pikakasvuline Juhan Liiv ei mahtunud ära oma lühikesse voodisse ja kuidas ta oma kurba meelt lahutas. Järgmisena külastasin Alatskivi looduskeskust. See on Eesti makett ja Alatskivi asub siin. Ka siin õppisin ma palju huvitavat kohaliku floora ja fauna kohta. Siit saab siis detailselt vaadata, millised need kiilid on, millest need koosnevad, kuidas nad paarituvad, mida nad söövad. Järgmisena otsustasin külastada oma tuttavat parunit Alatskivi lossis. Parunihärra on just praegu välja läinud. Aga teie olete talle siis külla saanud. Et siia kaeti teelaud, joodi teed, avati uksed roosiaeda ja oli hästi ilus vaade järvele. See on väga ilus vaade. Tornidel on meil siis näod, siit aknast välja vaadates on näha siis reljeefis, kuidas tuleb välja nina, silmad ja krooni osa. No eks igal vanal vahel on oma lood ja kummikused olemas. Seal elabki siis meie tont oma naisega. Ja kui ta tahab, siis ta käib meid vaatamas, aga meie teda segamas välja saa. Ja praegu siis näete ka 10 teenijat töölist. See on nii ilus joppe. Ei ole võimalik saada, no? Austama. Ei, ma ei usu, et ma sellest ära osta. Kuna muuseumi eksponaate mulle kahjuks ei müüdud, suundusin magasiaida käsitööpoodi sisseoste tegema. Varem oli siin puidutöökoda mõisa ajal ja nüüd on siin juba 6. aastat käsitööpood. Ja? Alatskivi lossi pildiga keraamika. Leidsin kingitusi oma perele, nii savist kui puidust, kudumeid ja heegeldisi. Ma võtsin see väga ilus postkaartni ja ma sadan seda emale Itaaliasse. Oo mamma mia, kirjutab Simone oma emale. Kas tead, miks vanausulised joovad nii palju teed? No мы же едим рыбу, а рыба любит плавать, поэтому... Külastasin Varnjakülas asuvat väikest muuseumi ja piilusin vanausulist ajalukku, et näha, kuidas nad siin aastasadu elanud on. Здесь у нас жилая комната, где представлено, как жили в конце 19 и начале 20 века. Tutvusin kohalike kommete ja rituaalidega ning päeva lõpuks külastasin rikkaliku ikonostaažiga Varnja palvemaja. Oli taas kord imeline päev Sibulateel. Usun, et ka sulle meeldiksin väga.